Mis on teie tänase kohtumise eesmärk ja mida kohe algavalt ümarlaualt ootate? On niimoodi juhtunud, et meie riigis on 3 väga olulist riigi alussammast, see on riigi valitsemine, ettevõtlus ja teadus kippunud käima täiesti erinevates suundades. Nende vahel ei ole mitte kuristik, nagu võiks arvata Norra puhul, nende vahel on lihtsalt soostunud maa, kuhu keegi tahame jalga tõsta. Selleks, et meie riik saaks kenasti edasi minna, me peaksime need 3 sammast saama vähemalt ühes rütmis, mõtlema veel parem kui ühes rütmis edasi sammuma. No, mida võiks Teaduste Akadeemia meie riigile pakkuda? Kui me vaatame natuke madalamal tasemel, kui mingi ettevõtte või asutusorganisatsioon tahab teha omale strateegiat, arengkava või tuleviku perspektiivi, siis leitakse ikka üles parimad inimesed, kas maja seest või valgatakse väljast poolt. Et sama peaks tegema meie riik, kui me mõtleme riigi pikaajalise tuleviku peale, sellele, mis suunas on meil vaja minna, kuidas minna, mis ressursse rakendada, siis peaks kaasama kõige parema võimaliku kompetentsi, mis meil olemas on. See on see, mida on hea meel pakkuda Teaduste Akadeemial meie Eestile, meie parimat kompetentsi teaduse vallas, keda on isegi nimetatud Eesti kollektiivseks ajuks.